Joonestan ringjoone ja ringjoone sisepiirkonda 2 lõikuvat kõõlu CD ja EF. Tähistan kõõlude lõikepunkti tähega G. Kõõlude lõikepunkt G jaotab mõlemad kõõlud 2 lõiguks. Näiteks kõõl EF koosneb lõikudest EG ja GF. Näitame, et ühe kõõlu lõikude korrutis võrdub teise kõõlu lõikude korrutisega. See tähendab, EG korda GF on võrdne CG korda GD. Selleks täiendan joonist lõikudega EC ja DF. Joonisel tekib 2 kolmnurka ECG ja GFD. Lihtne on näidata, et need kolmnurgad on sarnased tunnuse nurk järgi. Vaatleme kõigepealt kolmnurga nurkasid tippude E ja D juures. Piirdenurk CEF ja piirdenurk CDF on võrdsed, sest nad toetuvad samale kaarele CF. Tähistan need nurgad tähega alfa. Kolmnurgade nurgad tipu G juures on võrdsed, sest need nurgad on tippnurgad. Tähistan need nurgad tähega beta. Järelikult on võrdsed ka kolmnurkade kolmandad nurgad. Tähistan need nurgad tähega gamma. Kui kolmnurkadel on 2 nurka võrdsed, siis need kolmnurgad on sarnased tunnuse nurk järgi. Ja järelikult me võime kirjutada, et kolmnurk CEG on sarnane kolmnurgaga GDF tunnuse nurk järgi. Paneme kirja sarnaste kolmnurkade vastavate külgede suhted. Vastavad küljed on võrdsete nurkade vastas. Nurga alfa vastas on külg CG ja teises kolmnurgas on nurga alfa vastas külg GF. Nurga gamma vastas on esimeses kolmnurgas külg EG ja teises kolmnurgas GD. Paneme kirja nende vastavate külgede suhted ja nende vastavate külgede suhted peavad olema omavahel võrdsed. Me võime ka öelda, et lõigud CG ja GF on võrdelised lõikudega EG ja GD. Kasutades võrdepõhiomadust saame kirjutada, et CG korda GD on võrdne EG korda GF, mida oligi vaja näidata.